kõik see rahvas, kes on huvilised, luulehuvilised ja luuletajad, kes tahavad esineda, on koos. See on enam-vähem pooleks, et pool seltskonda esineb ja pool seltskonda kuulab. Aga ma annan nüüd sõna võistluse läbiviijale, heale kamraadile ja sõbrale Jaagule. Nii, aitäh Jaak. Selline see äpp on. Nii, tere mõnusat õhtust tulemus siia luule, mis Pärnus. Siia Kuumuuni ja Vana Võidu vahele. Täna plõbnime siis selle ukse lahti. Raamidest välja, kõike siis seda tekstis jälgida. Ma natuke tutvustaksin siis need reeglid, paljud seda teavad, aga kordame kõik üle. Eks ole ju. Tegelikult oli algselt niimoodi, et need, kui oleks toimunud võistlusruumis sees, siis me oleks pidanud ette kandma ainult pool luuletust ja iga 2 sekundi tagant oleks pidanud pausi pidama. Aga kuna me oleme õues, siis saate kõik oma tekstid täielikult esitada. Ma loen mõned võistlusreeglid ette ja siis teeme loosimise ja siis alustame võistlusega. Nii, esineja tingimuseks on siis tema enda loom, mis ei ole trükisõnas ilmunud. Klausel, et... Võib olla küll. No olgu, teeme nii, et mõni asi on kuskil ilmunud. Palju neid raamatuid siis ikka on välja, eks ole. No teeme nii. Teiseks, te ei tohi kasutada abivahendeid. Prillid on lubatud, müts on lubatud, habe on ka lubatud. Paberi pealt võib lugeda, Facebookis võib sõpru kutsuda appi ja nutitelefoni võib ka kasutada. Nii, ja esinejal ei tohi olla seljas kostüümi. Ei ole. Riides peaks olema, muidu läheb asi käest ära. Nii, igale esinejal on meil antud 3 minutit. Tegelikult on nüüd niimoodi, et seda 3 minutit ma jälgin oma telefonist ja teeme niimoodi, et esinejal, kui on 20 sekundit aega, siis ma tõstan siit kõrvalt käe püsti, siis ta saab orienteeruda ja enda mõtteid lõpuni viia. Ületatud aja eest tulevad miinuspunktid. Siis on nüüd niimoodi. Meil on täna žürii, kes hakkab meie esinejaid hindama. Nii, kus mul see paber on. Žüriis on meil täna Leonora Palu, Andrus Kallastu, Mari-Liis Müürsepp. Me teeme seekord niimoodi, et teile anname need kaardid kätte, kus on numbrid 1-st 10. Ja peale iga esinejat te tõstate need üheaegselt ülesse ja ma panen need punktid kirja. Hindate siis luuletajat 1-st 10 pallisüsteemis. Nii, edasi, kui finaali jõuavad inimesed, siis sellest räägime natuke lähemalt pärast poole, kes jõuavad. Võib-olla keegi jõuagi finaali, eks ole. Ma hakka neid reegleid praegu läinud tutvustada. Nii, aga teeme niimoodi, et kontrollime nüüd üle, kas kõik on kohal ja siis loosime esinemisjärjekorra. Jaak Änn. Kivisilmi. Leo Tarmo Nuut. Piret Pristo. Rene Kiis. Ja. Märt Seppel. Ja. Jan Erman. Okay. Karelus. Väga kena. Palju me nimesid saime? 8. Nii, aga teeme niimoodi, et tulete minu juurde ja tõmbate minu käest ühe kaardi ja sellel kaardil olev number on teie esinemise järjekorra number. Nii, üks moment.
Alustame siis siit poolt. Nii. Meie... Nii, ja sina olid meil. 8. Ave! Tulge siia. Tulge siia istuma. Vaata kännuga. Kohe hakkavad lugema. Mulle tekki ei ole. See tekki, see pikali rääkida. See, kes kogu seal organiseerisid mikrofoni, kas on jaa? Mis ta perega on? Kas ta nii ongi siin? Jaaper saab püssi võtta. Ma tulen rooliga. Me võime see roos. Annan kätte ka. Aga see teine on vaja. Näitust vaatasite. Ei ole. Praegu tuli veel. Andke punkte. Esimesena õige. Võtke üldine tase ja mõelge, et alati võib minna halvemini ja Ikka ei parem. ole, mõned on need Ja ikka jah, selles mõttes ikkagi 10 on ikka kõige parem. Et teeme siis sellise... Jaak kutsub veel toole. Sul on meelega palju võtnud. Ai, sul on väljakul ka. Me lähme istume silla siis korraks. Nii. Kas nüüd on kõigil arusaadav, mis hakkab toimuma? Et esimesena tuleb meil siis Jan ja kas sa tahad mikrofoni kasutada? Ma arvan, et ma saan hakkama. Siis teeme nii, et siin kuskil trepi peal ja trepi läheduses. Aga ei igaks juhul. Siis ei ole vaja röögi. Jaa, aga palun mikrofon on seal. Proovime leida siis selle. Teeme nii, et võime alustada. Vahoosse kronu. Puistan tiile papulid ümber maakere. Jõgitiirudel lapsed lubanud istuda Liumäe käsipuu. Haabiast pärivett libiseb kiilaspäine, taamunga 2. Poleks hämarust, poleks ka ööd su kaisas, videviku õis. Magan ning õõtsun avaras eurosängis reformpõhjaga. Ööde vaikuses kõlavad sinu sammud selgesti täitsa. Varbaküüsi sul valmistungi lõikama hammastega nüüd. Sa viaduktina viskud horisontaali, mul su sillapost. Sa vajad vatti, pilvetordid laotusel ikka odavad. Kis veelgi loodas, kui põdend jäme jallan surab pikkuke.
õhumüüjatel tuulikud püstitatud rannaliival. Sinu sängis me kolmekesi lebame. Sina, mina, kuu. Sinu sängis me kahekesi lebame. Sina, mina, kuu. Sinimustvalgel pronkssõduri kiivri sees linnukeselt pesa. Perno vannetu aastat 3 taga kohe ljadem njäärikuu. Lumeräitsakad, sotstegelaste vägi, ema Teresa. Sarnakas pale lobjaka räitsakutes mahene püüa. 20 sekundit aega. Sinu sängis me kolmekesi lebame. Sina, mina, kuu. Sinu sängis me kahekesi lebame. Sina, mina, kuu. See on see esinemise võlu. Paluks žürii poolt esimene hinne 5, 7, 6. Tohib ühe sõna vahel. Jaa, ole hea. Et pealtvaatajad, emotsioonid on kõik lubatud. Olen Euroopa võistlustel käinud ja see on oluline see, et kui väga meeldib, siis nipsutatakse. Et seda võib teha. Ma siin korra tegin, et nipsutasin ja ma vaatasin, et Jan kohe ehmatas ära. Ma mõtlesin, et see muusikal vahepeale. Aga rahulikult võib võikuda ja suure häälega naerda, mitte midagi, ma olen vältinud. Et oleme kõik sellega harjunud, mis esimene. Nii, paluks siis lavale järgmise esineja. Selleks oli meil Piret. Alustame, Jaan, palun. Rahvusvaheline kohtumine. Vahel on õnn, kui keeli ei oska. Sammuksin otse uksest välja, kui iga sõna mõistaksin. Soomlanna luuletus räägib naise kehast, nagu see tõeliselt on. Taustal hingeldavad 2 napis riides Soome naisluuletajad, sekka laps karjub lindib. Selmet minna siit igaveseks taganeda ja alla anda, istun paksu kampsunit seljast võtmata. Olen rahvusvahelise projekti jaoks vajalikust 3. riivist. Mis on mul oma 10 luuletusega öelda, kui auto tuleb pimestavad läbi baari akna? Kaasmaalased istuvad mu kõrval pea nutiseadmes. Mul oleks peaaegu tulnud suur jama, et mul seda ei ole. Turvamees naeratab pimedusse, saab palka, et vaadata inimestele silma. Tasuta joogid leepsuga. Saan letist karhuõlle, kahlan võõra maailmavaate paksus udus, naudin elusolekut. Jook hakkab pähe, õhtu neid korraks endisaegne. Aeg, kui teineteisega veel suudeti rääkida, inimeste muutmiseks ei olnud palju tarvis. Luuletajate teemad keerlevad väsimatult ema ja lapse ümber. Mina aga istun tehes parajaks aega, ei liiga pikaks ega liiga väikeseks. Publik, loom, kollektiivne teadvus ja ihuliikmed, hulk jalgne mahutab ennast kaasaega ja jõeärsesse baari. Rida Aafrika lastest, jää sulamisest, kliimakatastroofist. 2 raamatut on kehaluuletajal siin müügis, erakordselt soodsa hinnaga. Ta soravalt räägib sihtgrupile, kuidas tal seekord on just nende ootustele vastavat luulet. Tuttav ajakirjanik ronis kunagi Minskis, Valgevene pealinnas.
purjuspäi lavale ja nimetas kõiki robotiteks. Soome linnas Turus ta seda ei teeks. Kohe esinen. Tunnen surma minu jaoks kliinilist võtma, mõeldes lapsepõlvele. Paari akna taga loksub Tintjas jõgi. Maja kannab halva endelist jagumatut numbrit. Pimedus tänavatel on mind hämmastanud unenägude maailmast, kusagilt, kus on kogu aeg pime. Pimeduse reeglitest tean palju. Tõlkerobot teeb naeratava inimnäo, võttes 5. õlle. Ja üks lühike luuletus ka. Vägivallatu. Õpin lööke ilma hinnasteta, nii et nukid verised. Võitluskunsti vaimne mõõde ei ole siinkohal tähtis. Parem, kui ma palja käega boksikoti löömisest jõulu teisel pühal ei räägiks. On enam kui küll pehmest voodist ja soojast toast. Tee Postimehe logoga tassis, arm parema käe nimetissõrme nukil on ühte värvi. Aitäh! Nii, kas Suri on valmis hinnet jagama? 5, 7, 8. Nii. Kolmandana tuleb lavale meil Kalev. Ole hea. Enda isiksust ei väljendata suures kunstiks. Pigem luua tumeda mõttemaailmas sügavus, hämarus. Suur kunst alati loob illusiooni eluvaates. Inimene ja tema mõju on 2 eri asja. Suur kunst pole emotsioonide valla päästmine, vaid nende eest põgenemine. Suur kunst pole isiksuse väljendamine, vaid isiksuse eest pagemine. Vaid nemad, kellel on isiksus, tunded ja soov, mõistavad suurt kunsti. Meile pole vahet, kas samastada end universumiga või universumit endaga. Peamises nad sobitavad. Inimene ja tema mõju on 2 eri asja. Kunstnikult kunstile huvi nihutamine aitab kunsti õiglasemalt hinnata. Enamus hindab siirust, tunde väljendust, mõned terased tehnilist meisterlikkust. Vähesed kui üldse mõistavad ära tunda tundelisuse, mis taieses elab, mitte kunstniku geograafias. Inimene ja tema mõju on 2 eri asja. Tõelise õuduseni jõudnud, uhkuse hüljanud kangelane, heroilist tühjuse kultust universumist ammutav vaba inimene, kelmikas skeptik, keda kergesti saab ahvida, mitte kunagi jäljendada, tungib sügavale minevikust lahutatud vaimu kogemusse oma hukatust mõistma. Mõistma võitlust, milles seisneb elu. Kuidas muuta kitsad isiklikud piinad millekski rikkaks, võõraks, üldinimlikuks. Kuidas väljendada mõtet, mis mõtlejat ennast ei pruugi huvitada. Kas inimene ja tema mõju on 2 eri asja? Kas tal on koguv või otsiv vaim? Miks soovib inimene näha asju sellisena, nagu nad pole? Kus on lõbusasse eneseanalüüsi süvenenud üksillased, algupärased, sõltumatud, jumala geeni endas kandvad alandlikud? Kus on nemad, kes mõistavad, miski ei sura, et visanud soovist endast hästi mõelda?
vastuse nendele küsimustele saame pärast kiiret sõna meie sponsoritelt. Aitäh! Nii, neljandaks tuleb meil lavale ja. See suvi on raamidest väljas, sellepärast selle suve tankab. See suvi käändub nõndaviisi ütlevas. Peoviisi päikest, meetriviisi merevett, vilgaviisi tiksumist. Päikese kürsa siugleb taevalaotusel, ritsides alla ultravioletsete tedetähtide mürki. Albiinod ei saa lubada suvel alpust, pleekide rannas. Kuum päev skalpeerib naha ning arunatukese. Istun kühvel peos liivahunniku kõrval, vormin pannkooke. Vanaisastumine passib suvega kokku. Suvekuningas tahvatab troonil naerma, kroonijuveelid pudenevad rannale merevaigu pisaraiks. Jaaniusi kuu peibutab armastajaid, sõna jalg metsa, lüpates üle lõkke nendega ühes. Hoit ja Hämarik suvise pööripäeva ööülikoolis lõpetavad cum laude loodusmagistriõppe. Päikesetistel põrutab lagi pähe, kui oma värav koba kolkipri kindast. Õhtuks lubab vist päikest. Suvekoer Frodo keksib nagu rohutirts, šotlaste džiigi. Jätsiabi autol on keel kolemusest rippu. Sula on võrkkiiges, ahmides külma palli, vahvlitorvikust. Peni ja pügiauto peavad haukumiskähplust. Täna püstitab aeglaselt sõstrapõõsal Rooma päevakoer 2 pügalat kuumema suvelaiskuse-rekordi. Pärnu lastepargis lõhnab kella 5 teest ja Pärnu õitest poeedid sumistavad suiraste salmidega. Nõmmerooside lillakas vaip varitseb raiesnikudel. Vürtsine arooma ajab inimsülemid hulluks. Kännud oigavad iharalt mesilaste suminakooris. Maasikad veritsevad reitel kõrbenud kires. Rabavaikuses suur konnakota kilje kui kõuekõmin. Päikene lööb küünised madvahiirele turja. Variseb põrmu taanipunane sõstar, Inglise, Iiris ja Hispaania kärbes, Itaalia päikse all. Hommik on värske, päevlik on veel madalal, püsti varvukil hiilivad elevandid, kirsside küpsemisaeg. Nii, paluks kindlad jahu. Nii, viiendaks palume lavale Pärdi. Flos inventutis, väidetavalt parandamatu. Peleus ja kuninglikust puudutusest sai ajastu lainetus, laksus vastu meessoo ja naissoo vastandlikkus. Range veatus kõige suurema esteedi kanne all. Ükski surelik enne meie aega ei palu lahke südame kannustusel enda ilustamist, sest osa surma jääb väljapoole mannetust, ehe ja veatu, sedasi kuulsust.
sedasi teaks vahe ja varemeis armulaua pärija oma tõe hinda, kuigi ühel on mao keel ja teisel põleva pergamendi hõng. Meeletu saladus selle eksisteerimise vannutamises. Kuldse räägi suruja vaatas sinistesse silmadesse ja tappis osa endas. Varjude riigi nähtamatul piiril saime temast osa, vaimud kõik homsesse. Saime asjatusest jaole ja peletasime igavust tehnokraatliku mentaliteedi ja usuga. Usk kõigest paratamatu, veidi parandamatu. Sõlmisime selle vereliini ammendatud aroomini, varasemalt mainitud üks teise ees, teine teise taga. Paluti üksindus üksikutele jätta. Aga milleks, kui vaim saab masinast välja ja pehmete ambroosia kobarate vallatuses keeratakse kõik olemise varrukad sissepoole. Saite, mis tahtsite, ütles see vana ja põdur valvur, poolenisti nahast, poolenisti marmorist. Pisike soldat kraapimas tema ihukivile paatoslikku sõnumit, pool ärkamise tõsidusest ärevil. Kuldne ajaliiv on tuisanud pilgud umbe. Ehk võib nüüd kosta ajatuse liiv. Üteldi, et liiati keeruline on mõista mõistmatuse ehedust ja selle eheduse väge inimloomusele. Ikka kõige vastupidiseks, kui oleme selle samaväärse tees ja antitees, siis iseenda isendina mõõtmiseks ei anna vast küll ühelgi poeedil ega mentaliteedil suurt selgust kellegi kolmanda vaatenurgast. Perspektiiv on parandamatu vaatleja nõudlikkus ja sellest nõudlikkusest lähtuv andestus, et siis muuta seda, mis letest ja seda, mis amor factist. Muuta ehk kõike, seda teate teie küll ise. Mis klaaspärli mängu kestel kasvame enesest üle ainult selleks, et olla olemas. Ainult selleks. Aitäh! Nii, paluks kuuled. 5, 6, 7. Nii, 6. paluks lavale Lehto Tarmo. Werner Herzogi filmis on Strozeki kaaslaseks üks õnnetu prostituut, aga kauaks see nii ei jää. Prostituut tahab kedagi paremat kui Strozek. Strozek talle ei kõlba, sest ta on viril ja väike, nagu isase nahas emana. Mina ei anna talle ühtegi oma sõpra, muidu läheb nii nagu päris elus. Sõbrast, kes lubas suure suuga minuga koos üht vinget muusikaasja ajada, sai teadmata ajaks võõra vitu Poolas sulane. Jättis mind üksi luuletama. Mu 5. ehk eelviimane onu külmus hiljuti Saaremaal surnuks. Ta tegi kõik head asjad oma elu esimeses pooles ära. Jõi, korraldas külamänge, õppis EPAs ökonomistiks, jõi, ajas lihtsakoelist jälki usujuttu, abiellus, sai tütre, kes läks Rootsi ja pärast lahutust teda kunagi ei külastanud. Kunagi ta ütles mulle, ära mine sinna uudistama, kus hoolega tööd tehakse. Sind pigistatakse noorena tühjaks ja siis jäävad sulle ainult ähmasud mälestused millestki tühisest. Lükka seda edasi, lükka kõik pask elu viimasesse otsa, siis võta saapad jalast ja mine lumehange magama. Mu ema on ühes vallas sotsiaaltöötaja. Ta aitab vanadel ja imelikel kundedel poes käia. Üks tema kunde on eluaegne vanapoiss. Praegu tõesti vana, aga varem selline raske iseloomuga ohutult kiimane. Ta ostis maa ja ajakirju ja ajas ettejuhtuvatele naistele nilbet jutt. Siis jäi mu ema talle ette. Ta küsis, kas mu emal on kodus oma vanu aluspükse, tal oleks neid vaja. Mu ema ütles, et ei ole, aga küsib vallamajast teiste naiste käest.
nii ja viimane luuletus. 10-aastasena olin sõbraga kohalikul liuväljakul. Nägime ufot. Taldrik seisis mõne minuti ühes kohas poolenisti halli pilve taga. Silmapilguga oli ta sealt kadunud. Hiljem õppisime, et ufot käivad tuumariikide tuumarelvi lõhkumas. Kuskil USA baasis tegid 10 tuumapead korraga kasutuks. Vahelduseks käivad liuväljakute kohal enda mõõtu poisse piilumas. Aitäh! Nii, palun hinded Leedo Tammule. 6, 5, 9. Nii, paluksime lavale Niiviisi. Tere! Ma olen viimasel ajal seoses vaktsineerimisega surma ja hävingu lainel ja kuna paljud sõbrad on surnud, siis ma loen täiesti karistamatult nende asju ette ja see on nüüd üks selline asi. Teele, kella 5 teele, tulge kõik. Teele, kella 5 teele, tulge kõik. Kostist tabelist, teele kõik. Nii kirjutas kadunud Leonardo. Aga nüüd ma loen mõne enda asja ka. Ja ütleme nii, et praegu on suur kuum üle, aga hea on meelde tuletada paremaid aegu. Lumememme vaev. Hoovis konutab väike lumememm. Ta on kägarasse tõmbunud, justkui valutaks tal kõht. Pornadist nina pole, sööst silmi ega nööpe pole. Lumememme peas on oksaraag. Ju ta peab seal olema. Längus kaseviks. Nagu unistus sellest, et kui lumememme hakatis suureks kasvab, siis saab ta endale päris luua. Ilusa kui pildiraamatus. Väike lumememm, ta ei ulatu palju üle põlve. Sellist on lihtne teha, aga valus vaadata. Aga me teame väga hästi, et see pisike lumememm ei kasva kunagi suureks. Hoovis konutab väike lumememm, ta on kägarasse tõmbunud, justkui valutaks tal kõht või üritaks ta viisakust teeselda. Piimajõgede ääres, ma arvan, et see on, kunagi mul oli luuleveer mingis, ma ei tea, Päevalehes ütleme. Päevalehes kujutate ette. Vasakradikaalide lehes oli mul luuleveer. Piimajõgede ääres. Tugitoolid olid jäänud minevikku, istusime piimajõgede ääres ja nutsime. Kõik see piim oli hapuks läinud ja täiesti roiskunud. Hapupiim ei tahtnud enam hästi voolata ega vuliseda, ta nihkus vaevaliselt põhja kõrbenud pudrumägede vahel, justkui roiskuv liustik. Istusime piimajõgede ääres ja nutsime, kõik see piim oli hapuks läinud. Istusime rahulikult, sitsida ei olnud enam vaja, hapupiima ei saanud juua, hallitanud oli, hapupiima peal ei saanud jalutada, libe oli. Hapupiima kaldal ei saanud hingata, hinge mattis, valitses matuse meeleolu, pisarad nõrgusid üle huulte, suu täis soolast, maitses paremini kui jõe täis magedat, sool oli tublisti abiks, siis ei olnud pisarad veel hapuks läinud. Lõpetan. Aitäh! Nii, tänud seltikule, palun hinded 6, 8, 8. Ja viimasena astame üles Rene. Ükskord ma lõin korda, mitu korda. Purustasin ta kolba ja siis sain hambad. Et ometi kord löödud, kord saaks majja. Lohistasin üle aia ja lukustasin keldrisse, kus ta rahus mädaneda võib igavese aja. Järgmine kord, kohtame korda, ma kordan ükskord, ma juba lõin korda.
kes vastuvoolu vastu tahtmist ujub, väärib vastuvõttu vaimuseisundite vaatluskeskuses. Kes pärivoolu paljast pugemisest triivib, väärib 100 piitsahoopi ja tallalahkuja tiitlit. Kes ujuda ei oska, pöördugu sotsiaalhoolekande hoovi. Seal tehakse puitrinni. Mul on perse täis täisid, kes elavad majus. Nad ehitavad seal maju ning nende peod on rajud. Kui kell hakkab 11 saama, koputan endale harjavarrega pähe. No kuulge, olge ometi tasem, ma tahaks magada vähe. Kuid täid ainult naeravad, edasi joovad ja kaevavad. Auki minu aiu, et näha, kes teisel pool on Hiina. Nad ei mõista minu piine ja mul pole õrd näimugi, kust nad sattusid sinna. Ma arvan, et inimene ei pea mitte midagi. Peale selle, et surema võib igaüks millalgi. Minu sünd siia ilma oli hinge vaba tahe. Kanda läbi elu mu voorused, mured ja pahed. Minu kirjutav käsi on elu manifestatsioon. Tõmmata lõputusse raamatusse veel üks lühikene joon. Ma olen siin, sest siit on päris hea vaade. Olemas olemise maastikke igasse ilmakaarde. Hästi, ma olen seda veel. Joonistage südameid igale poole. Kaunistage armastusega laudu ja toole. Aga ärge te türasid küll kuhugi joonistada. Need on ju koledad kui pärasole soolikud. Joonistage südameid, et inimesed näeksid hoolivuse sümboleid, et nad üksi ei jääksid. Selles klimapoolses maailmas, mis türasid on täis, oleks tarvis rohkem maalida sooja südameid. Aitäh! Nii, alustasime punktid. Nendele 5, 6, 5. Nii, kohe ma teatan järjestuse ja finaali pääsejad. Ja finaali pääsesid meil seekord 3 inimest. Nagu meil ette nähtud on. Ja finaalis siis me peame esitama laululeppusi 2 minuti jooksul. Ja samamoodi Tartpere klubi siis soovitatud aplausiga on sina aplausi tugevusega ja siis, kui tekib mingi segadus, siis on mahu vaatajatel ka midagi teha ja kui tekib segadus, siis Tartpere klubi ütleb, et kui esimene kord plaksutage kõvasti, aga mitte väga kõvasti. Aga ma teatan siis finaali pääsejad. Finaali pääsesid Kivisirnik, ja võrdsete tulemustega Piret ja Teha Tartu. Nii, kohe on teil siis finaaliks asjad valmis pandud. Teeme loosimise, kes alustab esimesena, kes teisena, kes kolmana. Väike paus võiks ka olla. Väga 5 minutit. Žürii, väga värskeks suitsud. aga sa võid loosi ära teha. Jaa, me teeme loosi ära. See on peale väikest suitsupausi. On kõigil teada. Nii, ole hea. Kolmandana läheb meil jah, praeguse seisuga küll. Esimesena. Piret on meil teisena. Me saime teada, et sa esined teisena. Me tõmbasime kolmanda ja esimese ära. Väga hea. Jah, tähega on lihtsalt palju käia, et Alga jõi.
Raudoja esinemise seal oli üks jürilise ojamees. See inimest täis kusemata tikkus sinna mikrofoni. Tuli meile sinna, kiskus mikrofoni käest ära. Rauda tutvustas siis eliitkunsti teosed, mis Tallinna Eestis. Mis kodu oli minga mõte. Käisid nende sotsiaaltöötajad, Kaitse Liidu tegemas rahu öeldi. Juttu õpetasid. Ta tõuseb just, kui on teha. Nii, armas publikum, tulgem kohale ja hakakem kuulama finaalesinejaid. Finaalis on siis aeg 2 minutit. Teeme nii, et ma tõusen siit kõrvalt püsti, kui lõpuni jääb veel 15 sekundit. Nii et proovige see tunnetuslikult ära tabada
ja kui te mind näete, siis hakake mõtlema lõpule. Proovime siis hästi palju aplodeerida, sest võitja selgub sellel põhjal. Ja kui ma hätta jään, mu kõrvakuulmine ei ole enam kõige parem, siis ma küsin abi žüriilt. Nii, palun, esimeseks esinejaks oli meil, palun. Loen ette enda kõige kuulsama luuletuse, loomulikult on see Kassist. Mu meeleolu kõigub, raugastunud suur hall läks vähki täis, tehti süst. Ta oli hea kass, kuses korduvalt mu spordikotti. Suure halli tuha valas mu naine köögi aknalaual asuva potilille mulda, ilus žest hääbuvale mälestusele. Kui lein liialt rusub, nuusutame naisega mu spordikotti, ühe halli kassi igaviku projekti. Ja siis sujuvalt üle Uku Maasingule. Uku Maasing räägib minuga. Uku kurjustab, et mul on silmad halbade õpetustega kinni kleebitud. Tal on õigus. Uku pärib, kas see ongi minu otstarve, oleks tüütusega täidetud väike inimelu. Niisugune vaikne pliiditagune igatseja nagu Andrus Kasemaa, ainult kõvasti andekam. Mitte, et see Ukule midagi tähendaks, võrdleks nagu sita-sitikat rohutirtsuga. Mati Undi andmeel tõusis Kalevipoeg üles, et vana Kreutzwaldi silme ees vägistada näost tumivalget Koidula. Kreutzwald kihutas Kalevipoele kuulikuklasse. Impotentne isa tappis vägistava poja. Surnukeha lohistati järve uuele ringile. Koidulasse esimene tuntud Eesti naisluuletaja ei lasknud head traumat raisku. Ja viimane. Peele Lember ja Sveta Grigorjeva lüpsavad valge onu vaenlase kuju. Tean küll, ta on nagu issi, selline karvane, kitsarillaline elukas. 15 aasta pärast olen mina valge onu. Nad kirjutavad rämpsu minu tuleviku prügikasti. Aitäh! Hiina linna uksekell. Minu pidevus ja katkematus läksid hauda teistega. Sinu kellanupule ma palja käega ei vajuta. See uksekell asub Hiina linnast, kus teed on kuivad. Ei, lausa libedad. Siin ei puhutu, ainult sildid ja suunaviidad. Mutikesed su maja ees istuvad pikkadel pinkidel. Nad ei müü ja mul ei ole raha. Euroopas ei kingita meestele lilli. Lilli nad ei müü või on kõik juba ära ostetud, 14 kraadid Celsius näitab Tartu kaubamaja kellkraadiklaas. Trükin kellaaja paberile Hansapanga kaardiga. Kella mul ei ole, konto väljavõte on. Astun sinu majja trepist üles, risti ette lüües, issa meelt lugedes. Süda läheb tihti pahaks, mõnikord ka hommikul. Pea on aga pestud, kuivamas. Mul on aega teha soeng, kokkuleppeid täita, hästi lubadusi jagada, nagu meie oma võrdlastele. Jutte vestetakse aeglaselt, sündmused toimuvad kiiresti, juba küllalt minu osaluseta. Lihtsalt tõsta telefonitoru sinna sisse hingata, nagu inimene. Lihtsalt tõsta telefonitoru. Soe päike paistis tuppa, päike, mida sa kardad. See kevad Tartus juba inglist kuulen sagedamini kui Eestit. See muutub arusaamatuks kominaks, tähenduseta sõnamiseks märkamatult miks. Me pole kurdid, kuid selline mulje võib jääda. Siin pole Veneetsia, kuigi tänavatel on vesi, linna all soo. Supilinn läbimatu, Kartri tänav ei kuivas suvekski. Põhjavesi on lähedal, ütleb veevärgi mees, paneme kaevud kinni. Keldrid avanevad otse jõkke. Läbi vee sosinate ja loksumise pingsalt kuulatan ning püüan meelde jätta sõnu väljaütlemise viisi. Mu emakeeles testitakse ikka veel, kas pean vastu, kas jaksan, kui tuleb hetk, ning puudust tunnen nööriste seebist.
Janni Tuules ma loen ühe haiku. Maapind avaldab mulle halba mõju, peaksin rohkem lendama. Ja siis on luuletus, mille tellisid kaitsejõud peastaabi isikus, aga jäi ilmumata. Missioonitööline laulab kodukaitseks kaugel maal ehk Ubipaanis Idipaatria. Ei seedrid, ei palmid, ei kasva me maal, kuid Rootsi panga kasu maarahvast rõõmustab. Ei seedrid, ei palmid, ei kasva me maal, kuid 100 000 töötut, 24 tundi, trillallaa ja trullallaa. Ei seedrid, ei palmid, ei kasva me maal, aga seda ma ütlen, et 65 000 nälgivat last meil lausa vohavad. Jah, seda looduse imet peab kaitsma sõna ning teoga. Kui sõda on läbi, siis helista, ma tulen ja ühinen peoga. Aasta 2012. Luuletus Ülasest. Saarde vallas Pärnumaal Kraavipervel, kus ei kasva kartul, kus ei kõla koorilaul, kus ei paaritu punavate palgetega homoseksuaalid, kus ei haise Ansip, Mikser ega Savisaar, õitseb ülaseid 1000 või paar. Saarde vallas Pärnumaal, kes kevad päikse kirkust õiterikkust, põis kortsub, tõstab tuju ning võtab aju kuju. Teen lühikese asju ka. Õpetaja ütles, maailma lõpp on kindlalt käes alles siis, kui tiitrid jooksma hakkavad. Ja muide, see on luuletus, mida minult on varastatud ja ma arvan, et võib-olla isegi 2 korda. Ja lõpetuseks hoiatus ja nõuanne kõigile. Enneta emaka vähki. Enneta emaka vähki. Surevad ära. Aitäh. Nii, mina pean küll tunnistama, et mina küll ei tea, kes võitis. Palun, žürii tappi. Tulge siia, jah. Tulge siia, jah. See vana asi tahab ka tarbimist. Kuhu see otsab? See on siit tõhka. See on veits parem variant kui see karikapood. Nii, lõpusõna annan muidugi pärast Jaagule, aga žürii otsus on järgmine. Tänasel võistlusel tuli 3. Piret. Nii, Piret, siia oled siin, mis ta pesad ennast. Üks moment, Jaak tahab sulle midagi anda. Aupalgad.
tubli, Igor Lääneministeeriumi oma kuulakogu viimane ja midagi veel. Nii, aga nüüd teeme nii nagu ikka suures finaalis, palun 2 esimest siis siia poole. Lehto Tarmo ja Kivisilmik, paluks siia ette. Käe surumine. Kes võidab? Vaatame, kas pikkuse järgi, kaalu järgi. Ei, no nüüd tuleb heastus tuletus. Iludus võistlus. Nii, pärast on vaba lava. Aga žürii üksmeelne otsus on selline. Esimest ja teist kohta jäid jagama. Härrased siin teie ees. Nii, et meil on täna 2 võitjat, mis on äärmiselt tore. Nii, teeme jagu. Nii, kui luba lahti, raamat kui luba lahti ära. Nii, Jaak, räägi nüüd siis lõpuks, mis asi sinna täna toimus. Ja siis kõigepealt ma tahaks tänada meie tänase õhtu juhti Jaak Eametsa ka. Mis meil siin ikka toimus? Toimus järjekordne Pärnu Prõmm 2021 raamidest välja 2. Nüüd kirjade järgi on nii, et Pärnust peaks võitja minema Tartusse esinema, aga see Tartu finaal on järgmise aasta sügisel vist, eks oli nii, jah. Sellepärast, et kuna sellel aastal ei ole saanud ei Tallinnas ega Tartus korralikult eelvoorusid teha, siis nad otsustasid 2 aasta tulemusena, siis toimuks järgmine sügis. Viimane juttu ma peaorganisaatoriga rääkisin, siis oli juttu sellest ikka, et Pärnust võiks minna 2, aga arvestame seda, et järgmine suvi toimub meil ka midagi. Nüüd on meil 2 juba olemas. 2,5. Jah, et siis ja kuuluks see, et 21. augustil toimub järjekordne Pärnu Slam Pärnu kirjandusfestivali raames. Nii et ma ei tea, mis siis toimuma hakkab, aga võimalik, et teeme siis selliselt, eks, et kui järgmine aasta on ka Pärnu Prõmm toimunud ja võitja selgunud, siis korjame kõik need võitjad kokku, teeme veel superfinaali ja siis vaatame, kas lubatakse meid 1, 2 või 3 Tartusse minna. Võib-olla meelitame välja neid 3 kohta ka, kes seda teab. Aga igatahes oli tore ja minu meelest ei ole tükil ajal Pärnus nii kõva tasemega slamivõistlust olnud. Et loodame, et meid saab jälle rohkem olema, kõik, kes te olete siin osalenud, ootan teid 21. augustil jälle, aga siis toimub see õhtusel ajal, minu meelest 7:30 oli algus. Ja seda festivali ei ole veel välja hõigatud, see programm peaks tulema järgmisel nädalal, aga siis ma annan teile kõigile läbi Facebooki teada ka, et kui tahate tulla. Pärnuses on laupäevane päev, kui terve päev on siin Pärnus Koidula pargis on 5 lava. Koidula muuseumis on veel erinevad kirjanikud esinemas. Nii et tuleb jälle üks niisugune vinge kirjanduspäev, tasub tulla Pärnusse. Ja siis jääda siia ka natukene kauemaks, et pühapäev siis võib puhata ja hinge tõmmata ja mere äärde minna, ehk veel on soe vesi. See suvi on olnud selline, nagu ta on. Mitu sõna peab olema luuletuses? 1 südamelöök. Aitäh teile!